Tere! Käes on jälle neljapäev ning aeg äriõiguse nõuandeks. Täna räägime juhatuse liikmete ühisest esindusõigusest. Kui üldiselt on juhatuse liikmetel võimalik ühingut ka ainuisikuliselt esindada, siis kui on rohkem kui üks juhatuse liige, siis on võimalik ette näha, et juhatuse liikmete esindusõigus on ainult ühiselt. Miks siis selline piirang hea on? Sellega on võimalik vältida siis juhatuse liikme omavoli. Ehk siis, kuna kõik peavad koos käima tehinguid tegemas, siis ei saa üks lihtsalt üksinda kuidagi ühingut kahjustada. Teisest küljest aga, kui juhatuse liikmete vahel tekib mingisugune ebakõla, siis on võimalik ühel juhatuse liikmel keelduda siis tehingute tegemisest ja niimoodi siis kogu ühingu tegevus sisuliselt blokeerida. Kuidas selline siis ühine esindusõigus tekib? Seda on võimalik sätestada esiteks põhikirjas, kuid kui see ei ole tehtud, siis äriregistri kaudu kolmandatele isikutele nähtavaks, siis see kehtibki ainult sisesuhtes. Ehk siis, kui juhatuse liige läheb, sõlmib täiesti võõra isikuga tehingu, kes ei tea ega peagi teadma sellest esindusõiguse piirangust, siis see tehing on ikkagi kehtiv. Kui aga selline juhatuse liikmete ühine esindusõigus on kantud äriregistrisse, siis ei ole võimalik juhatuse liikmel kehtivalt üksinda ühingu nimel tehinguid sõlmida. Aitäh! Kohtumiseni järgmisel neljapäeval!